Tere, minu nimi on Neeme Siif. Alustame järjekordset saadet ja kõige esimene lõik on Noarootsist. Vaatame, mis seal huvitavat oli. Tere päevast, head televaatajad! Esimene peatus on meil täna Östervis sadama muulil, mille siis eelmise sajandi algul kohalikud talumehed ehitasid. Õnnistuseks oli neil kive küllaga. Muul on päris võimas. Siit toimus omal ajal ka laevaühendus Haapsaluga ja loodetavasti see hakkab ka uuesti käima, sest meil on Haapsalul olemas uus aurik. Talvel sõidetakse siis siiakantiga mööda jääteed. Kui on head jääolud, siis see muidugi lühendab sõitu väga palju. Maismaad pidi on sõit pikk, siit vaid mõni kilomeeter. Nii et igal juhul tuleb see kasuks. Aga miks me just Noarootsi tulime? See on ju Läänemaa üks ilusamaid piirkondi ja ka siinsete inimeste jaoks on rongiliiklus väga tähtis. Külalised saavad tulla rongiga Nigulasse, sealt edasi juba ratastega või tegelikult ka bussiliiklusega, kui see käivitada. Ja kohalikud elanikud saavad väga mugavalt sõita autoga Nigulasse, Taeblasse, jätta auto sinna ja minna rongile. Nii et potentsiaalsed reisijaid on siin küllaga. Vaatame siin, teeme mõned võtted ja siis põdutame edasi Pürksi. Himlen är oskyldigt blå, som ögon när barnen är små. Att regndroppar faller som tårarna gör, det rår inte stjärnorna för. Älskling, jag vet hur det känns. Den bränns, fast tiden har jagat oss in. Ja üks väike peatus oli meil siis ka Östervi Pritsukooli juures. Ja nüüd lähme siis edasi. Hädaolukord on tekkinud. Saatejuhi pastlad lagunevad ära, aga siin vist käsitöö pastleid ei müüda. Aga eks me vaatame ringi. Külakaubandust tuleb ka tunda ja toetada. Det var helt självklart att vår framtid skulle bli. Oleme nüüd siis Pürksi mõisa juures. Siin on looduskaitsealune park. Mõis ise on ehitatud 19. sajandi algul, aastatel 1920 kuni 1943. Asus siin siis Pürksi põllutöö ja rahvaülikool. Hiljuti on hoone restaureeritud ja siin tegutseb hoones siis Noarootsi gümnaasium. Kõrval on näha ka Noarootsi loodusinfokeskus, mis hetkel on suletud, sinna me ei pääse. Aga natukene vaatame ringi ja filmime. Som ögon när barnen är små, att regndroppar faller som tårarna gör, det rår inte stjärnorna för. Älskling, jag vet hur det känns. När broar till tryggheten bränns, fast tiden har jagat oss in i en vrå. Himlen så oskyldigt blå. När vi växte upp lekte livet, vi var evighetens hopp. Det var helt självklart att vår framtid skulle bli oförblivande.
legat fri. Somrar svepte fram, jorden värmde våra fötter där vi sprang. Rågen gungade och gräs. Tere! Kus me nüüd siis oleme? No te olete sattunud Noarootsi, Rannarootsi aladele, aga momendil viibime siis Saare mõisas, mis kuulub Balti sakslastele. Praegugi veel, kuna sealt tagasi tulnud, Saksamaalt tagasi tulnud poeg Gustav, kes kunagi oli 15-aastane poiss, võttis kätte ja ostis komplekti paremed tagasi ja ehitas meile komplekti ülesse. Kahjuks on ta nüüd Noarootsi kiriku surnuaias, aga vanem poeg on omanik, nii kui ikka mõisas. Rosenit on tulnud tegelikult Eestisse hästi varakult, see on hästi vana suguvõsa. Kindlasti näete Eestis mujalgi nende mõisasid. Ja nimed ju tihti kolduvad, jah, selles mõttes. Jah, meie väidetavalt on nad 1280 kuskil Baltimaades hakanud juba liikuma. Meie mõisa on nad tulnud peale Põhjasõda, eks on meie külasse tulnud. Ja nii on ta pojalt pojale edasi käinud, isalt pojale jälle. Kui lagunenud see mõis siis oli? No mõis oli ikka nii lagunenud, et suures saalis peahoones kasvas nii jäme puu, et üks mees ümbert kinni ei võtnud. Ka see maja oli ilma katuseta. Et selles suhtes ja kolmas objekt, mis meil on lennuväli, seda muidugi vanasti ei olnud. Et see on tehtud. Ja tänu omanikele on siis kõik? Kõik. Tänu omanikele 3 miljoni euro eest umbes on üles ehitatud see maja ilma europrojektideta. Ja mina püüan siis aidata nendel majandada praegu. Siin me käisime muuseumis enne juba ringi ära. Olete päris palju asju kogunud. Kas inimesed ka on neid ka, kes loovutavad oma asju väga hea meelega? Või... Meie muuseum on kõik loovutatud. Me ei ole ühegi asjast ühtegi senti maksnud. 97, kui me hakkasime muuseumit avama, rahvast tõigi tingimusel, et meil on muuseumi siltidel peal, kes on annetanud või talunimi ja muuseum on praegu eramuuseumina käib, ei kuulu me ühegi kultuuriministeeriumi alla või ruumid on antud 0 rendiga MTÜ-le, Noarootsi kaunistumisselts haldabki muuseumit. Selles suhtes ja tagasi on toodud meil mõisa diivanid, toolid, mõisa siin binokkel, kiiker on meil tagasi toodud, eks, väga huvitav, eks. Selle peale Gustav teades, et see tagasi toodi, ütles, et kunagi on nemad vend Antsuga saan tema isa käest riiet, et poisid kuhu te binokli etsit, aga tuli tegelikult teeni ja suguvõsa kaudu nüüd tagasi. Et sellised toredad lood on meil muidugi, eks. Ja praegu on ka siis jah, MTÜ haldab, aga iseenesest maja kuulub Rosenitele asjad kõiguvad siis MTÜ ja Roseni vahel. Aga teie olete ise põline Noarootsi elanik? 30 viimast aastat olen olnud Noarootsi elanik, aga siin majas ja muuseumi peal 12 aastat nüüd juba mütanud. Sellega seoses ma tahaks küsida ka meid huvitavat, eriti huvitaval teemal Haapsalu raudtee. Mis teile meenub, kui niimoodi kõigepealt öelda Haapsalu raudtee? No Haapsalu raudtee minule omale meenub muidugi lapsepõlve sõidud. Kui üldse maalaps linna sai, oli ju see imearva ja kui ema-isa võtsid, siis kaasa ei viisid lapsed raudteega ka Tallinnasse, eks. Olen Linnamäelt, eks raudtee meil läbi ei käinud otseselt, eks. Ma olen positiivne, ta oleks muidugi kindlasti atraktsioon, aga teades, eks, et kuidas rahvaarv on ka praegu Haapsalus nii kahju, kui ka ei ole vähenenud, siis ütleks selles suhtes, et jah, ühe atraktsiooni me loome kindlasti, teiselt ta võtab natukene ära. No ma võin selle kohta paari sõnaga öelda lihtsalt, et nüüd on tehtud selle trassiplaneeringuid ja asju. Võimalus on ju see, et raudtee kui taastatakse, siis lausa Rohukülani. Selle poolt olen mina eelkõige, sest kui juba Haapsaluni teha, siis sinna välja, et saab ka Hiiumaga ja Kolmsiga ühendust. Ja tegelikult sõitjate vähesus üle ausalt öeldes väga karta ei maksa. Ei, mina ei usu ka, et vähesus on, aga samas kas samale tasemele jääb bussiliiklus kehtima? Bussiliiklus tuleb ümber teha selles mõttes, et ka siin sama Noarootsi kant tegelikult ju siit saaks bussiga, ütleme, kui praegu Noarootsi Tallinn bussi ei ole. Ei. Et sellisel juhul on see põhimõtteliselt sama, sõidad kohaliku bussiga Nigulasse, istud selle rongi peale ja sõidad Tallinna. Jaa, sest mina mäletan lapsepõlve aega veel, kui Nõvalt käis läbi 5 bussi päevas. Praegu vist käib 2 bussi nädalas. Ei, nüüd on rohkem läinud, Nõva on rohkem läinud 3 bussi päevas. Võib-olla ka, Tallinnasse välja, võib-olla ka. Aga siin ongi seoses, et saab neid asju muidugi nihutada niimoodi, et nii-öelda ümber istumegi ausalt öeldes, ma olen ühistranspordiga nii palju tegelenud ja ma tean, et tegelikult saab neid asju siduda.
mõni Tallinna buss kaob võib-olla ära Haapsalust. Selle asemel tuleb rong, aga teine buss jääks vahele. No rong on lihtsalt, ta on ju huvitavam selles suhtes, ta on avaram kindlasti bussiga võrreldes variantideks. Seda kindlasti, jah. Kindlasti. See kisub inimesi palju rohkem sõitma. Ja mina kui see ajalooga siin tegeleja, siis ta on muidugi väga huvitav, sest me oleme suutnud õnneks Haapsalust säilitada autentselt selle raudteohooneks. Ja õnneks see tamm on Tammelu maa liigi käes. Mis on ju paljudes kohtades, me enam väike raudteemajasid ei tea ju üldse, mis olid vanast. Aga mina olen optimistlik selles mõttes, et selle viimase paari aasta jooksul on nii palju uuritud. Ja ma ei kahtlegi üldse, et tegelikult oleks isegi rattamatkajatel väga hea näiteks tulla ka samamoodi Nigulas rongilt maha, sõita siia Noarootsi või Tirkamisse või kuhu iganes. Ja minna Aurulaevaga Haapsalusse tagasi, mis tänavu aasta peaks augustikuus toimuma. Kõik ongi ju tegelikult omavahel seotud. Jah, see on niivõrd seotud ja Hiiumaa, nagu te olete seotud natuke Hiiumaaga ka, et Hiiumaaga on ju samamoodi, et ega praegu jalgrattaga tulla Riisiperest Rohukülla põhimõtteliselt kaotatud terve päeva. Me praegu räägime ka üldse ju ikka Noarootsi ja Nõva piirkonnast, et on turismipiirkond. Aga turismipiirkond ei saa edasi kehtida, kui me ei anna võimalust turistile maale tulla. Täpselt, meil on siiamaani turismi arengukavad, aga tehakse suhteliselt vähe, rohkem räägitakse. Selles mõttes minu arust oleks rong üks väga hea siis. Väikeettevõtjale annab turism tõesti elatuse suvekuudel kindlasti ja ise ka ma venitan ka talve ära selle harvel, aga me peame leidma võimaluse, kuidas turisti maale saada. Ja rong kindlasti aitas. Selle jaoks on palju mõtteid, kuidas saada. Rong aitab kindlasti praegu. Läänemaa on nii väike piirkond, et siin oleks seda vaja. Seda oleks vaja, jah. Aga jääme lootma. Jääme lootma. Ise ka loodan. Et teile külalisi tuleks. Sest eelmine aasta juba lennukiga Tallinnast käidi mul lõunasöögil. Miks mitte või järgmine grupp tulla rongi peal? Täpselt. Buss on vastas. Jah. Või ükskõik mis muu liikluse vahel, kui nii võtma hakata. Tegelikult ma tean, praegu jalgratturid sõidavad väga palju välja rongiga Keilasse, Riisiperre ja sealt hakkavad jalgrattaga tulema, aga miks ta ei võiks tulla välja Taeplasse? Jah, ta ei pea lisaaega kaotama. Ja ta suudaks piirkonda rohkem. Absoluutselt, see ongi põhiline. Kes ei tahagi tühja maad sõita. See ongi põhiline, sellepärast mina ei jõudnudki Hiiumaale mitmed aastad, et ma ei taht seda aega kulutada. Aga aitäh teile! Teile ka ja jõudu jaksu ja aidake meil see raudtee toetame. Fast tiden har jagat oss in i en vrå. Himlen så oskyldigt blå. Tegime ühe väikse vahepeatuse, et näidata, et Noarootsis on veelgi midagi rohkemat. See on natukene üllatus, keset võib-olla neid metsateid ja einamaid järsku selline elamine, WC, dušš, vahemaa ja linna vahel kaob varsti ära, selline tunne on. Siin on garaažid, teeristi kohvik, peremees elab siin on olemas mõned ruumid majutuseks, koht on iseenesest väga ilus, eemalt see kivihoone paistab uus saun tulemas neil ja see näitab vaid seda, et siia tulla põhjust on kindlasti alati. Ma usun, et kui vaataja seda asja kõike näeb, siis juba ise tunneb seda, mida meie tunneme siin. See on nagu paradiis, keset metsi ja einamaid. Himlen var så blå. Nu tar molnen mark. Jag var förblindad av att solen sken så stark. Men mina ögon kommer alltid le mot dig. Kan det begäras mer av mig? Oleme jõudnud Telisele ja üks eesmärk oli see, et näha meremärke ehk nagu neid nimetati päevamärkideks. Seda peab muidugi netist veel uurima, aga minu arvates oli tegemist lihtsalt päevasel ajal nähtavuse jaoks mõeldud märkidega, kividest ehitatud, ülemine osa siis midagi rauast ja öist tuld siin kindlasti ei olnud, kui ta juba päevamärk on, et see oli lihtsalt laevasõitjatele, nendel olid ju teada, millised märgid kuskil on ja kuna teine märk peaks olema ka siis mõnisada meetrit eemal, siis nende järgi saadi täpne ettekujutus asukohast. Jah, öösel ja udus seda siis näha ei olnud kindlasti. Aga seda saab netist uurida igal juhul.
mõnus koht. Eemal on näha väga palju luiki, väga palju kive on siin meres. Nii et igati hea koht puhkamiseks. Oleme siis jõudnud Einbi külla Tamsi poolsaarele. Siin paistab vasakul lihtsalt Eesti mandri läänepoolsem tipp. Minu selja taha jääb juba suures osas Vormsi saar, mida siis mandrist eraldab Voose kurk. Ilmake on mõnus, koht on mõnus. Siin on näha ka nõukogudeaegseid piirivalverajatisi. See kant pidi olema ka väga tuntud taimestiku rikkuse poolest, tähendab liigirikkuse poolest. Selle kohta muidugi oskavad bioloogid rohkem öelda. Mina tunnen neid vaid üksikuid. Aga puhata on tõesti hea. Siia tasub täiesti tulla ja kes otsib omaette olemist, sellele pakub see kant võib-olla väga-väga palju. Eelnevalt nägime ka Lennart Meri residentsi üle lahe paistmas. Ja siis pole muud, kui sõidame edasi. Oleme siis Noa-Tootsi kiriku jõudnud, teeme sinna ühe lühikese vahepeatuse, lihtsalt et vaadata ringi, milline see kirik on, sissepääsu kohta ei tea midagi. Siin on näha riste, isegi vana rõngasrist ja kiviriste on päris mitmeid. Ega neid igal pool säilinud ei ole, sest eks neidki vahetavalt kiputi lõhkuma ja nii nad ajalost kadunud on. Aga ringi teeme siin peale ja koht asub siis, Noa-Tootsi kirik on iseenesest nagu Hospi külas. Rootsipärased nimed on siin endiselt käibel. Lähme vaatame. Oleme jõudnud siis Rooslepa kabeli juurde, mis on ehitatud 1830. aastatel. Üks põhjus, miks me siia tulime, oli ka see, et Rene sugulased on siin maetud. Seetõttu panime ka mõned küünlad. Ja neid kohti külastades tasub mõelda, et elu oli siin väga ammu olemas. Elu jätkub. Ja elu läheb paremaks, kui me tahame seda paremaks muuta. Koht on väike nagu kabeli sikka. See hoone oli vahepeal väga kõvasti lagunema hakanud 70-ndatel. Õnneks ta konserveeriti ja nüüd on siis renoveeritud põhimõtteliselt algupärases seisus. Selline lugu siis. Täna me ei külasta küll vist Pastlepa või kuidas selle Sutlepa kabelit või midagi sellist, kus on ka väga huvitav iseenesest puidust kabel, ma olen seal ise korra käinud, et kui siin igal juhul matkata, siis tasub neid kohti vaatama tulla, ta on väga omapärased. Nüüd oleme jõudnud Spithamisse, ehk siis Põõsaspea neemele. See on üks tuntumaid selliseid linnuvaatlus-kohti. Siin taga on näha ka väike hoonekene, kus vanasti sai ööbida, millegipärast on ta nüüd tühi, oli pursuika sees. Ja nagu näha on siin ka praegu Soome linnuvaatlejad kohal. Nendelegi on see hea tehnika olemasolul väga hea võimalus jälgida eriti muidugi lindude rännet sügisel ja kevadel, sest ka siit kaudu läheb läbi väga suur osa siin peatuvatest ja mitte peatuvatest lindudest.
Pärast saame pilti teha, filmida natukene ka seal eespool neid maju, mis siin on paljud korda tehtud ja krunte siin müüakse. Koht on midagi väga imeline, mina olen siin korra viibinud ja minu jaoks on ta väga hea koht. Siit samast on näha ka Dirhami. Dirhami paistab väga lähedal olema. Tõsi küll, ma ei tea seda kahe koha vahelist teed, mis seisust on, kas see ka autoga sõidetav on. Dirhami jääb siis sinnapoole, seal on olemas ka kauplus nüüdsest ajast. Muide liigub ka suvebuss, mis on hetkel isegi seatud nii, et kui Tallinnast tulla hommikuse bussiga, siis Rannakülas saab ümber istuda Dirhami suvebussile. Sel suvel on ta käigus 2 kuud, kui ma õigesti mäletan, siis juuli ja august. Ja koht on siis selline, kuhu igal juhul tulla tasub, kellele võib-olla meeldib natuke rohkem, Dirhami võib ka sinna minna, ka seal on võimalik ujuda. Nii et vaadata on siin üks jagu. Küllap Veneedial üht-teist näitab. Ma olen vist mitu korda kasutanud väljendit maailma lõppu jõudmine. Eks see Läänemaa olegi mõnes mõttes natuke igal pool just maailma lõppmine taga on ainult Hiiumaa, Vormsi, Osmussaar, Saaremaa. Aga praegu oleme siis jõudnud Dirhamisse ja täna ei olnudki seda väga plaanis, sest see jääb iseenesest ju raudteest ikka päris kaugele. Samas nii imelik, kui see ka pole, on siin isegi kohvikus üksjagu rahvast. Tähendab, inimesi liigub, puhatakse siin ja kindlasti tuleksid ka rattamatkajad. Muidu matkamistega muidugi seoses ka see, et ega siis kindlasti võiks areneda tulevikus elektrirataste rent või mopeedide rent või mis iganes. Nii et põhjuseid tulla ja mugavamalt natukene matkata on küllaga. Ilm on täna imeilus. Nii tahtis, et tooks päikse kaasa ja oleks vihma karta. Ja mida õhtupoole seda paremaks see ilm läheb. Nii et meil on lihtsalt vedanud. Käisime ka Dirhami poest läbi. Poe omanik on samuti Haapsalu raudtee sõber. Ja temagi näeks hea meelega, et rong jälle sõidaks. Nii et liigu ringi siin Läänemaal, kus tahad, ikkagi oodatakse rongi. Ja see on meie põhiline eesmärk. Järgmine aasta on teatud mõttes nagu nii otsustatud. Aga kohtumiseni, sest mina lähen nüüd vette, enne kui sellest kiiksumisest siin süda pahaks läheb. Vabandust. Teele jah teele nüüd, pikk on tee, algust ja lõppusel varjab silmapiir, tundmatust lubades vaagun suur sinine, veered ja igaüht kaugustesse viib.